Kaasaegses Egiptuses on linn, mis on seisnud üle 1000 aasta. See on Kairo, Egiptuse praegune pealinn. Kuid enne Kairo tekkimist oli Niiluse jõe ääres juba vanem linn. Seda nimetatakse Fustatiks. Fustat asutati 7. sajandil pere Kristus pärast seda, kui Egiptus sattus Araabia moslemite võimu alla. Üle 300 aasta oli see piirkonna valitsuse, kaubanduse ja igapäevaelu keskuseks. Kõik muutus aastal 969 peel Kristunse. Sel ajal oli võimas kuningriik nimega Fatimiidide kalifaat. See pärines Põhja-Aafrikast ja seda juhtisid Ismaili šiia moslemid. Fatimiidide valitseja Kalif al-Muiz saatis oma väljapaistva kindrali Džauhar al-Sikili Egiptust vallutama. Džauharit tuntakse ka kui Sitsiilia Džauhar, sest tema päritolu seostatakse Sitsiilia saarega. Väidetavalt oli ta enne Ismailiks saamist ori. Fatimiidi kalifaadi kõrge sõjaväeülem, kelle väed vallutasid Egiptuse ilma suuremate lahinguteta. Kuid Fatimiidid ei soovinud oma uut territooriumi Fustatist valitseda. Selle linna olid rajanud varasemad moslemi valitsejad. Seega otsustasid nad ehitada oma enda pealinna. Džauhar valis Fustatist kirdes laia maa-ala. Siin alustas ta uue linna ehitamist aastal 969 MAI. Sellest linnast sai Kairo. Nimi Kairo pärineb araabiakeelsest sõnast al-Kahira, mis tähendab võidukas. Kuna nad vallutasid Egiptuse kiiresti, polnud see alguses veel tavaliste inimeste linn. See oli esmalt suur ja müüridega ümbritsetud kuninglik linn. Selle sees ehitati kaliifi paleed, valitsuse kontorid, kõrgete ametnike elukohad ja sõdurite laagrid. Samal ajal jäid enamik kaupmehi, töölisi ja tavalisi peresid Fustati. See tähendab, et 2 linna olid küll lähestikku, kuid neil oli erinev otstarve. Fustat oli kaubanduse ja igapäevaelu keskus. Uus Kairo oli aga Fatimiidide võimukese. Linn asutati Fatimiidi kalifaadi uueks pealinnaks ja nende võidu sümboliks Egiptuses. 1 aasta pärast Kairo ehitamise algust lasi Džauhar ehitada suure mošee. See on Al-Azari mošee. Al-Azari kasutati algselt nii palvepaigana kui ka Fatimiidide ismailiitliku šiitliku usu levitamise keskusena. Kuid peagi sai sellest ka õppeasutus. Õpetlased tulid õpetama usku, seadust, araabia keelt ja teisi aineid. Õpilased saabusid islami maailma eri paikadest, et kuulata ja õppida. Aja jooksul Al-Azhar laienes ja sellest sai üks vanimaid ja tuntumaid islami hariduskeskusi maailmas. Kuigi Egiptuses vahetusid valitsejad, ei kadunud Al-Azhar kunagi täielikult. Kui Fatimiidid asendusid sunniitlike valitsejatega, sai sellest ka sunniitlik asutus. Õppetöö jätkus ka siis, kui Kairo läbis sõdu, valitsuse muutused ja välisriikide okupatsioon. Tänapäevani on Al-Azhar oluline mošee ja ülikool. Kui Kairo kasvab, tuleb seda samuti kaitsta. See ümbritseti tugevate müüride ja suurte väravatega. Kuid oluline on selgitada, et tuntud väravad, mis praegu seisavad, ehitati või taastati enam kui 100 aastat pärast linna esialgset rajamist. Nende hulka kuulub Bab al-Futtu ehk vallutuse värav, Bab al-Nasr ehk võiduvärav ja Bab Suvaila linna lõunaosas. Need ehitati suurtest kiviblokkidest, et kaitsta Kairot vallutajate eest. Siiani on need väravad ajaloolises Kairos alles. Fatimiidide kalifaadi kõige võimsamal ajal rikastus Kairo tänu kaubandusele. Egiptust läbisid kaubad, mis pärinesid Aafrikast, Aasiast, Vahemerest ja Lähis-Idast. Oli kaupmehi, kes tõid vürtse, kangaid, kulda, elevandiluud, nisu ja muud väärtuslikud kaubad. Kristlased ja juudid töötasid samuti arstide, kaupmeeste, kirjutajate ja valitsusametnikena. Kuid elu linnas polnud alati lihtne. Sõltuvus oli suur. Egiptus asub Niiluse jõe ääres. Igal aastal tõuseb jõgi üle kallaste ja niisutab põllumaad. Kui Niiluse üleujutus on piisav, saadakse palju toitu. Kui aga vett napib, põllud kuivavad ja toidutoodang väheneb. 11. sajandil Egiptus koges mitu aastat järjest madalat Niiluse üleujutust. Samal ajal tekkisid valitsuses suured probleemid ja Fatimiidi armee sees puhkesid tülid, sest saak ei olnud piisav. Toiduhinnad tõusid kiiresti, turgudel sai kaup otsa, paljud inimesed jäid nälga ja haigestusid.
mõned iidsed ülestähendused räägivad, et osa elanikest oli sunnitud sööma loomi ja kõike, mida nad suutsid närida. võimalik, et mõned neist lugudest on liialdatud, kuid on selge, et näljahäda oli väga tõsine. Fatimiidi kaliif tol ajal oli Al-Almustan Sirbila. Samal ajal, kui inimesed nälgisid, kahanes ka tema valitsuse varandus. sõdurid ja ametnikud läksid omavahel tülli ning tänavatel puhkesid lahingud. Kairo tuli kriisist välja, kuid pärast seda nõrgenes Fatimiidi kalifaat märgatavalt. Ja samal ajal, kui nende võim kahanes, olid teised armeed juba Egiptusele silma peale pannud. Jõud, mis olid peagi muutmas Kairot. Kairo 12. sajandiks. Fatimiidide valitsus Egiptuses oli juba nõrk. Ametnikud võitlesid omavahel võimu pärast, samal ajal kui ristisõdijad lähenesid idast. ristisõdijad olid kristlikud armeed Euroopast, kes võitlesid selle nimel, et kontrollida pühasid paiku ja tähtsaid alasid Lähis-Idas. kuna Egiptus oli ohus, saabus aastal 1169 Kairosse Salah ad-Din, keda Euroopas tuntakse paremini kui Saladin. Saladin oli kurdi sõjaväe ülem, kes pärines sõdurite perekonnast, kes teenisid Süüria valitsejat. ta saadeti Egiptusesse, et aidata seda kaitsta ristisõdijate vastu. Kuid Kairos viibides läks sõjaväe ja valitsuse kontroll järk-järgult tema kätte. Aastal 1171 Saladin lõpetas Fatimiidide kalifaadi. Ta asendas šiia valitsuse sunniitliku moslemi valitsusega ja rajas Ajubiidide dünastia. See perekond hakkas Egiptust valitsema pärast Fatimide. Samuti muudeti Al-Azhar šiia õpetuse keskusest sunniitliku islami keskuseks. Siiski ei kadunud selle tähtsus õppekohana kohe. Saladin teadis, et Kairo vajab tugevamat kaitset. Seetõttu alustas ta suure kindluse ehitamist Mukattami mägede kõrgele osale. Seda nimetatakse Kairo tsitadelliks. Selle asukoht on hea, sest kõrgelt on lihtne näha linna, Niiluse jõge, kõrbe ja teid, mida vaenlane võib kasutada. Sajandite jooksul siin elasid ja valitsesid Egiptuse järgmised valitsejad. Saladin soovis ka ümbritseda Kairo ja Fustati ühe pika müüriga. Ta tahtis need kaks kõrvuti asuvat linna ühendada ja kaitsta. Ta ei lõpetanud kogu projekti, sest ta pidi sageli lahkuma, et võidelda ristisõdijate vastu. Aastal 1187 Saladin vallutas Jeruusalemma tagasi ristisõdijatelt. Selle tõttu sai temast üks tuntumaid moslemi juhte keskajal. Kuid Kairo jaoks oli tema kõige olulisemaks pärandiks tsitadell ja paremini organiseeritud kaitsesüsteem. Pärast tema aega läks võim niinimetatud mamlukkidest sõdurite kätte. Mamlukid olid poisid, kes osteti või toodi sellistest piirkondadest nagu Kesk-Aasia ja Kaukaasia. Neile õpetati sõjalisi oskusi ja neid kasvatati professionaalseteks sõduriteks. Kuigi nad alustasid orjadena, võisid nad sõjaväes kõrgele positsioonile tõusta. Hiljem said neist isegi võimsamad kui valitsejad, keda nad teenisid. Aastal 1250 Ayyubidi sultan Al-Alsali Ayyub suri. Kui Egiptus võitles ristisõdijatega, varjas tema abikaasa Shah Shajar al-Dur ajutiselt tema surma, et armee moraal ei langeks. Kui sultani poeg Turansia tuli valitsema, tekkis tal konflikt mamluki komandööridega. Mamlukid tapsid Turansia ja haarasid võimu. Siit algas mamluki sultanaat Egiptuses. Sultaanat on riik, mida juhib sultan. Uues süsteemis said Egiptuse juhtideks endised mamluki sõdurid ja sõjaväeülemad. Kuid nad pidid siiski tõestama, et nende valitsus on legitiimne. Aastal 1258 Mongooli armee ründas Bagdaadi ja tappis abassiidide kaliifi. Selle tõttu kadus endine abassiidide kalifaadi keskus. Mõne aasta pärast tõid mamlukid ühe abassiidide perekonnaliikme Kairosse ja tegid temast sümboolse kaliifi. Ta oli usuline tegelane, kuid tegelik võim jäi mamluki sultani kätte. Pärast Bagdaadi vallutamist liikus Mongooli armee edasi Süüriasse. Seda juhtisid Hulagu Khani, Džingis Khani pojapoja, komandörid. Mongoolid saatsid Kairosse sõnumi ja nõudsid, et Egiptus alistuks. Sultan Qutus, tollane mamluki valitseja, keeldus. Ta tappis saadikud ja valmistus armeega mongolitele vastu astuma. 3. septembril aastal 1260 kohtusid kaks poolt lahingus Ain Jalutis, mis asub tänapäeva Iisraelis. Mamlukid kasutasid teeseldud taganemist. Nad teesklesid põgenemist, et Mongooli armee neid jälitaks. Kui mongolid jõudsid valitud kohta, ilmus välja varjatud mamluki vägi ja piiras nad ümber.
Mongoolia armee sai lüüa. See ei lõpetanud täielikult mongolite võimu, kuid peatas nende pealetungi Egiptuse suunas. Selle tulemusena vältis Kairo saatust, mis tabas Bagdadi. Pärast võitu Kairo tähtsus kasvas veelgi. Siia saabusid teadlased, käsitöölised, kaupmehed ja usujuhid sõjast mõjutatud aladelt. Nad tõid kaasa oma teadmised, oskused, raamatud ja traditsioonid. Mamelukkide võimu all Kairo sai üheks suurimaks ja rikkaimaks linnaks keskaja maailmas. Kairo turgudest käisid läbi pipar, kaneel, ingver, siid, puuvill ja muud tooted, mis pärinesid Indiast ja Aasiast. Kairost viidi need Veneetsia kaupmeesteni, Genova kaupmeesteni ja mujale Euroopasse. Selle tõttu said mameluki sultanid ja kaupmehed rikkaks. Valitsejad kasutasid oma rikkust mošeede ehitamiseks, koolide, haiglate, purskkaevude ja matmispaikade jaoks. Üks parimaid näiteid on sultan Hassani mošee madrassa, mis ehitati 14. sajandil. Madrassa on kool, kus õpetatakse peamiselt islami usku ja seadusi. Selle lähedal asub Kairo tsitadell, mistõttu see tohutu hoone oli nii jumalateenistuse, õppimise koht kui ka sultani võimu sümbol. Mamelukkide ajal rajati ka Khan el-Khalili suur kaubanduskeskus, mida külastatakse Kairos siiani. Need hooned ja turud näitasid, kui rikas ja elav oli linn mamelukkide perioodil. Kuid rikkuse taga oli nende poliitika segane. Võimu ei pärandatud enam korralikult. Sõjaväekomandörid võitlesid sageli sultani positsiooni pärast. Mõned juhid kukutati, vangistati või tapeti nende enda meeste poolt. Selle tõttu vahetusid Kairos juhid kiiresti. Kuigi valitsus oli segane, jätkus kaubandus ja linn kasvas edasi. Aga aastal 1347 saabus vaenlane, keda ei suutnud peatada ei kindlus ega armee. See oli must surm. Must surm oli ulatuslik katk, mis levis Aasias, Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ja Euroopas. See jõudis Egiptusesse laevade ja kaubateede kaudu. Aleksandriast alates levis haigus kiiresti Niiluse deltasse ja Kairosse. Väga palju inimesi suri, hauad täitusid, ettevõtted suleti ning põllud ja turud jäid tööjõuta. Vanaandmed ütlevad, et katku kõige hullemal ajal suri iga päev tuhandeid inimesi. Võimalik, et mõned arvud on liialdatud, kuid ajaloolased nõustuvad, et selle mõju Egiptuse rahvastikule ja majandusele oli tohutu. Katk ei tabanud Egiptust ainult üks kord. See tuli korduvalt tagasi järgmistel aastakümnetel. Selle tõttu taastus rahvastik aeglaselt ning talupoegade, tööliste ja sõdurite arv vähenes pidevalt. Mamlukide valitsus jäi ellu ja Kairo jäi oluliseks kaubanduskeskuseks, kuid see ei suutnud enam täielikult taastada oma endist jõudu. Ja kui jõudis kätte 15. sajandi lõpp, linnal tuli silmitsi seista uue probleemiga. See polnud uus armee ega haigus. See oli muutus kaubanduses, mis hakkas aeglaselt võtma Kairolt ühe tema rikkuse tähtsaima allika. Kui jõudis kätte 15. sajandi lõpp, Kairool polnud probleemiks ainult katk ja segane poliitika. Muutus ka ülemaailmse kaubanduse marsruut. Aastal 1498 Portugali maadeavastaja Vasco da Gama jõudis Indiasse pärast seda, kui ta oli ümber Aafrika lõunatippu purjetanud. Varem läbis palju Aasiast pärit vürtse Egiptust enne, kui need Euroopasse jõudsid. Selle tõttu teenisid kaupmehed ja Kairo valitsus tulu maksude ja kaubanduse pealt. Kuid kui Portugalil tekkis otsene meretee Indiasse, vähenesid Egiptusest läbivad kaubad. Vana kaubatee ei kadunud täielikult, kuid see mõjutas tugevalt mamlukkide valitsuse rikkust. Mamlukid üritasid Portugali vastu India ookeanis võidelda, kuid portugallased olid meresõjas osavamad ning nende laevad ja relvad olid arenenumad. Kui Mamluki sultanaat nõrgenes, tugevnes põhjas Osmanite impeerium. Osmanitel oli suured kahurid ja paremini organiseeritud armee. Mamlukidel olid samuti tulirelvad, kuid nende sõjavägi sõltus endiselt rohkem osavatest ratsaväelastest ehk hobusel sõduritest. 22. jaanuaril 1517 kaks armeed võitlesid Kairo lähedal Redania lahingus. Mamluki ratsavägi ründas vapralt, kuid nad ei suutnud peatada Osmanite armee kahureid ja püsse. Mamluki sultan Tuman Bey sai lüüa. Ta üritas veel võitlust jätkata Kairos ja selle ümbruses, kuid ta tabati siiski 1517. aasta aprillis. Tuman Bey poodi üles Babzuvaila väravas, mis on üks linna ajaloolistest väravatest.
siin lõppes Mamluki sultanaat ja Egiptus läks Osmanite impeeriumi alla. Sellest ajast alates ei olnud Kairo enam ühe suure impeeriumi pealinn. Kõrgeim võim oli nüüd Istanbulis. Kairo jäi vaid Osmanite impeeriumi ühe provintsi pealinnaks. Osmanite sultaan saatis Egiptusesse kuberneri, keda kutsuti pašaks, et valitseda riiki. Neid vahetati sageli, et neil ei tekiks liiga palju võimu ega iseseisvat mõju Kairos, kuid linn ise ei hääbunud. Õppetöö Al-Azhari ülikoolis jätkus ning turud ja töökojad jäid elavaks. Rajati ka uusi mošeesid, millel oli Osmanite stiilis kujundus. Siiski vähenesid suured projektid, mis varem näitasid Mamluki sultanite võimsust. Pikka aega säilitas Kairo oma vanad hooned ja ettevõtted, kuid see ei olnud enam laieneva kuningriigi keskus. Kairo ajalugu muutus taas. Aastal 1798 Egiptusesse saabus Napoleon Bonaparte koos suure Prantsuse armeega. Tema eesmärk oli Egiptust kontrollida ja nõrgestada Suurbritanniat, ohustades selle teed Indiasse. Ekspeditsiooniga liitus ka üle 160 teadlase, insenöör, kunstnik, matemaatik ja ajaloolane. 21. juulil Prantsuse armee alistas Mamluki väed püramiidide lahingus. Mõne päeva pärast sisenes Napoleon Kairosse, kuid kogu kampaania ei olnud edukas. Briti merevägi hävitas Prantsuse laevastiku Niiluse lahingus. Napoleon lahkus 1799. aastal Prantsusmaale ja jättis oma armee Egiptusesse. 1801 aastaks olid ülejäänud Prantsuse väed sunnitud lahkuma. Nende okupatsioon kestis vaid 3 aastat, kuid kaasas olnud teadlased mõõtsid, joonistasid ja kirjeldasid hooneid, taimi, loomi, kaarte ja Egiptuse iidseid monumente. Hiljem avaldati nende uurimistöö suures kogumikus nimega Description de l'Egypte. See aitas Euroopale tutvustada üksikasjalikumat Egiptuse ajalugu, loodust ja monumente. Samal ajal nägid egiptlased ka uusi trükipresse, teaduslik instrument, kaardid ja prantslaste toodud sõjalised tehnikad. Pärast Prantsusmaa lahkumist hakkasid Osmanite ametnikud taas võimu pärast võitlema. Mamluki juhid ja kohalikud rühmitused. Sellest segadusest tõusis esile üks sõjaväeohvitser nimega Muhamed Ali Pasha. Ta sündis Kavalas, mis oli tollal Osmanite impeeriumi osa ja asub tänapäeval Kreekas. Tema perekond oli Albaania päritolu ja ta saadeti Egiptusesse Osmanite sõjaväe koosseisus. 1805 aastal tunnustati teda Egiptuse kubernerina, kuid kuigi ta oli kuberner, oli Mamluki juhtidel endiselt suur võim. Nad kontrollisid paljusid provintse, sõdureid ja maid. Et nende oht lõplikult kõrvaldada, kutsus Muhamed Ali tähtsad Mamluki juhid 1. märtsil Kairos asuvasse tsitadelli 1811 aastal. Kogunemise põhjuseks oli tema poja tseremoonia. Kuid kui mamlukid läbisid kitsast teed tsitadellist välja, suleti väravad ja Muhamed Ali sõdurid ründasid neid. Peaaegu kõik kohalviibijad tapeti. Ühe päevaga lõpetas Muhamed Ali suure osa mamlukide järele jäänud võimust Kairos. Pärast seda alustas Muhamed Ali ulatuslikke reforme Egiptuses. Ta lõi uue armee, mis kasutas kaasaegset väljaõpet ja relvi. Ta lasi ehitada tehaseid, laevatehaseid, relvatöökodasid, niisutuskanaleid ja puuvillavabrikut. Ta saatis ka Egiptuse üliõpilasi Prantsusmaale ja teistesse Euroopa osadesse, et nad õpiksid meditsiini, inseneeriteadust, sõjateadust ja keeli. Ta rajas koole ja tõi trükipressi, et rohkem raamatuid ja teadmisi saaks araabia keeles avaldada. Kuid mitte kõik ei saanud tema programmidest võrdselt kasu. Paljude talupoegade jaoks tähendas see ränkimakse ja sunnitööd, kuid tema reformid muutsid Kairo ja kogu Egiptuse. Egiptus, mis oli varem vaid nõrgeneva Osmanite impeeriumi provints, hakkas käituma nagu eraldiseisev ja kaasaegsem riik. Egiptus, mis oli varem vaid nõrgeneva Osmanite impeeriumi provints, Egiptus hakkas käituma nagu eraldiseisev ja elujõulisem riik. Ja järgmistel aastatel muutus Kairo ilme kiiresti. Kitsastest keskaegsetest tänavatest said laiemad teed, uued koolid, tehased ja valitsushooned. Egiptuses jätkusid muutused Muhamed Ali Pasha juhtimisel. Ta rajas kaasaegse armee, mis oli välja õpetatud Euroopa sõjaväesüsteemi järgi. Ta laiendas ka Egiptuse kontrolli Sudaani üle, Arabi, Kreeka ja Süüria. Tema armee jõudis peaaegu Istanbuli lähedale. Seetõttu sekkusid Euroopa tugevad riigid, et Osmanite impeerium täielikult ei langeks. Seetõttu nimetavad mõned Muhamed Alit moodsa Egiptuse rajajaks.
kuid tema projektidel oli kõrge hind. Talupoegadel lasusid kõrged maksud, paljud sunniti tööle ja mehi võeti sunniviisiliselt sõduriteks. Seetõttu mõne jaoks oli ta ka julm valitseja, kes kasutas tavalisi inimesi oma valitsuse tugevdamiseks. Kõige tuntum hoone, mille ta Kairosse jättis, on Muhammad Ali mošee. See ehitati tsitadelli kõrgeimasse ossa ja on tänaseni üks linna siluetil kõige kergemini märgatavaid hooneid. Pärast tema aega jätkas tema perekond Kairos muudatuste tegemist. Tema pojapoeg Khedive Ismail unistas muuta linna Pariisi sarnaseks. Ta rajas laiad tänavad, hotellid, pargid, paleed, ooperimaja ja uued linnaosad Vana-Kairo lääneosas. Samuti rajati parem veesüsteem, gaasivalgustid ja telegraafiliinid. Tema valitsemisaja suurim projekt oli Suessi kanal, mis avati 1869 aastal. See ühendas otse Vahemere ja Punase mere. Seetõttu ei pidanud laevad enam kogu Aafrikat ümber sõitma, kui nad reisisid Euroopa ja Aasia vahel. Kanal muutis ülemaailmset kaubandust, kuid Ismaili valitsus kulutas ja laenas liiga palju. Kui Egiptuse puuvillatulu langes, ei suutnud nad enam suuri võlgu Euroopa pankadele tagasi maksta. Egiptus oli sunnitud müüma oma osa Suessi kanali kompaniist brittidele. Hiljem sekkusid britid ja prantslased riigi rahandusse, samal ajal kehtestati egiptlastele kõrgemad maksud, et välismaalastele võlad ära maksta. Selle tõttu kasvas viha välismaise kontrolli vastu. Kolonel Ahmed Urabi juhtis liikumist, mida toetasid sõdurid, talupojad, kaupmehed ja haritlased. Nende nõudmine oli lihtne. Egiptust peavad valitsema egiptlased, aga 1882 aastal saabus Briti sõjavägi. Urabi väed said lüüa ja Suurbritannia okupeeris Egiptuse. Suurbritannia väitis, et nende viibimine on ajutine, kuid nende kontroll kestis aastakümneid. Briti okupatsiooni ajal mõned niisutussüsteemid korrastati, raudteed ja Egiptuse rahandust parandati. Kuid tegelik võim jäi Briti ametnike kätte. Ainult vähesed egiptlased said valitsuses kõrgeid ametikohti. Kairos oli lõhe selgelt näha. Läänes olid laiad tänavad, trammid, hotellid, välispangad ja moodsad hooned. Idas asus Vana-Kairo, kus elas palju tavalisi töölisi. Nad elasid kitsastel tänavatel ja maksid suure osa maksudest. Viha kasvas veelgi Esimese maailmasõja ajal. Egiptusest tehti Briti protektoraat. Paljud egiptlased sunniti tööle Briti sõjapüüdluste heaks. Võeti ka toitu, loomi ja sõidukeid, mida sõjavägi vajas. Pärast sõda Wafd partei palus, et Egiptusel lubataks osaleda Pariisi rahukonverentsil ja võidelda oma iseseisvuse eest. Rühma juhtis Saad Zaghloul, tuntud Egiptuse natsionalist. Kuid selle asemel, et teda kuulata, arreteeris ja saatis Suurbritannia ta pagendusse. Selle tõttu puhkes 1919. aasta revolutsioon. Töölised alustasid streiki, üliõpilased marssisid ja inimesed Kairo linnas ning teistes Egiptuse piirkondades korraldasid proteste. Ka naised ühinesid suurte protestidega, kuigi tol ajal anti neile harva poliitilist rolli. Moslemid ja kristlased marssisid koos. Nad kasutasid poolkuud ja risti kui oma ühtsuse sümbolit võõrvõimu vastu. Tänu jätkuvale vastupanule tunnustas Suurbritannia Egiptust iseseisva kuningriigina 1922 aastal, aga see polnud veel täielik iseseisvus. Briti väed jäid endiselt kohale, eriti just Suessi kanali lähedale. Suurbritannia sekkus jätkuvalt Egiptuse välisasjadesse ja julgeolekusse. Järgmistel aastatel kasvas Kairo kiiresti. Üha rohkem inimesi kolis provintsidest linna. Töölisklassi linnaosad laienesid ning linnast sai araabia muusikakeskus, filmide, ajakirjanduse ja kirjanduse vallas. Siin sai kuulsaks Kultum, kellest sai üks araabia muusika ajaloo suurimaid lauljaid. Siin kirjutas Naguib Mahfouz ka paljud oma romaanidest, mis räägivad elust Kairo vanadel tänavatel. Hiljem sai temast esimene araabia kirjanik, kes võitis Nobeli kirjandusauhinna. Aga samal ajal, kui linnakultuur areneb, süvenevad ka probleemid. Poliitikat, paljud egiptlased on vihased korruptsiooni, vaesuse, Briti kontrolli ning rikaste ja vaeste suure lõhe pärast. Usaldus valitsuse vastu vähenes veelgi pärast seda, kui Egiptus kaotas
1948 aasta Araabia-Iisraeli sõjas. Paljud sõdurid süüdistasid Egiptuse tollast kuningat Faruqi nõrgas ja korrumpeerunud juhtimises. 22 juuli õhtul kuni 23 juuli varahommikuni 1952 aastal tegutses rühm nimega Vabad ohvitserid. See oli noorte sõjaväeohvitseride rühm, kuhu kuulusid ka Mohammed Naguib ja Gamal Abdel Nasser. Nad võtsid kontrolli alla olulised kohad Kairos, sealhulgas sõjaväe peakorteri, sidekeskuse ja raadiojaama. Raadio kaudu teatasid nad, et on valitsuse üle võtnud. Kuningas Faruq oli sunnitud troonist loobuma ja lahkuma Egiptusest laevaga Aleksandriast. Sellega lõppes Muhammad Ali perekonna valitsemine. Hiljem kaotati täielikult monarhia ja Egiptusest sai vabariik. Peaaegu 1000 aasta jooksul Kairo on korduvalt muutunud. Fatimiidid rajasid selle, Saladin kindlustas selle, mamelukid arendasid seda ja Osmanid muutsid selle provintsiks. Selle vallutasid Prantsusmaa ja Suurbritannia ning Muhammad Ali ja järgnevad Egiptuse juhid muutsid seda. Kuid iga sõja, haiguse, vallutuse ja revolutsiooni ajal jäi linn ellu. Õpetamine. Al-Azhari ülikoolis jätkus. Kaubandus jätkus vanades turgudes ja inimesed kasutavad endiselt tänavaid, mida mööda on sajandite jooksul käinud sõdurid, teadlased, kaupmehed ja protestijad. See on põhjus, miks Kairo on oluline. See ei ole ainult Egiptuse pealinn. See on linn, mis on mitu korda kaotanud oma võimu, kuid pole kunagi kaotanud oma elujõudu.